Head inimesed, tagasisidena valitsuse 100 tööpäeva kohta annan teada, et rahvastikuministri tööplaani kohaselt olen loonud rahvastiku- ja perepoliitika osakonna, mille eesmärk on töötada koostöös teiste riigiasutuste ja huvigruppidega välja sündimust toetav perepoliitika pikaajaline visioon. Värske osakond alustas rahvastikupoliitiliste eesmärkide ja strateegia loomisega 1. augustist. Eesti perepoliitika on saanud rahvusvahelist tähelepanu. Tegeleme edasi perepoliitika meetmete mõjususe ja kulutõhususe analüüsimisega, et pakkuda täiendavalt välja ettepanekud peredele suunatud toetusteks ja teenusteks. Pean oluliseks, et oleme aidanud parandada ühiskonna, aga ka ametnike teadlikkust perevägivalla ja perelepitust puudutavate võimaluste osas. Mitme asutuse koostöös valmis hiljuti lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava, mis juuli lõpus valitsuses heaks kiideti ja mis oli osa valitsuse tööplaanist. Vägivald toodab vägivalda ja seetõttu on selle probleemi puhul alati vaja juurteni minna. Lisaks algatasime globaalse Eesti programmi, et aktiveerida ülemaailmset Eesti kogukonda. 20. juunil moodustas valitsus ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni, millest saab ka globaalse Eesti programmi edasine käivitusmootor. Programmi loomisega kinnitab valitsusliit, et toetab Eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma ning eesti keele ja kultuuri hoidmist, arendamist ja uurimist, kaasates meie välismaiseid kogukondi ja Eesti hea tahte saadikuid. Tänan tähelepanu eest!